Paldiski maantee 48A kontorihoones töötavad erineva suurusega linnaasutused, kes kõik pingutavad oma võimaluste piirides ühise eesmärgi nimel, et tagada mugav, kestlik ja keskkonna suhtes vastutustundlik organisatsiooni käitumine. Hoolitakse töötajate tervisest ja heaolust. Näiteks tööle saab sõita jalgrattaga ja lõuna ajal on lubatud liikuda mere ääres. See oli meie jaoks väga-väga suur üllatus, et me selle tiitli saime, et siinkohal suur tänu meie juhtkondadele, et nii munitsipaalpolitseiameti juhtkond, Sotsiaalterviseameti juhtkond kui ka siis teised asutused, mis meie majas on, et olid väga-väga toetavad selle rohekontori projektiga. Meil on ka nüüd tore jalgratta hoidmise puur siin õue peal, et saab turvaliselt rattaga tööle tulla ja seda seal hoida sees. Lisaks on meil siis ka võimalused saada massaaži ja osaleda ka stretchingu tundides. Kõige tähtsam oli see, et me kaotasime ära kohe oma veepunsud, nii-öelda, nagu me kutsusime hellitavalt. Et see tähendab, et meile pandi spetsiaalne kraan, joogikraan, kus olid filtrid vahel, et me joome ülemiste kraani vett, mis on väga meeldiv, väga tore. Ja teine väga suur asi oli see, et me hakkasime siis prügi sorteerima. Samuti on siis võimalik vaadata, et kui palju üks inimene printib, sest teinekord juhtub nii, et inimene tahab lihtsalt rohkem printida, kui tal tegelikult selleks vajadust on. Nii et kui juba üle 10 lehekülje printimist on, siis me läheme vaatama, et kas on abi vaja. Rohelise kontori põhimõtted on muutumas nii organisatsioonidele kui töötajatele üha olulisemaks. Mõnus kontoris töötamine tõstab ka oluliselt tööviljakust ja tootlikkust. Roheline kontor on jõukohane praktiliselt kõigile. Ja praegu on rohelisi kontoreid 28 ja meie tegime suvel niisuguse suure töö oma ametite ja linnaosadega ja juunikuus otsustas linnavalitsus, et kui me tõesti läheme nüüd ja me läheme, oleme teel Euroopa rohelise pealinnani, siis üks 12 kriteerium, ongi täpselt 12 kriteerium, on see keskkonnajuhtimise kriteerium. Ja kui me nüüd tahame seda kriteeriumit täita, siis meie linnaosavalitsused, muuseas Lasnamäe linnaosavalitsus on juba läinud rohelise kontori peale, siis meie linnaosavalitsused ja ametid lähevad sellele süsteemile üle. Juba see, kuidas me tööle tuleme, kas me tuleme jalgrattaga või jala või kuidas me liigume päeva jooksul, ka see, kuidas me elektrit tarbime töö juures, milline siis see padi on tooli peal, millised on need puhkevõimalused, eks ole, kas meil on ruumis lilli või ei ole. Eks see kõik, see kultuur ja stiil kandub inimeste kaudu kodu edasi.